head keeleõpetajad, haridusfestivali külalised. Enne kui me alustame oma põneva platvormi tutvustamist, tahaksime natukene teada seda tausta, kes meil kõik saali on meid kuulama tulnud. Palun inglise keele õpetaja, kes sa oled siin, tõsta käsi. Aitäh. Vene keele õpetaja. Aitäh. Hispaania keele õpetaja. Aitäh. Saksa keele õpetaja. Mitte hetkel, aga... Nii, aitäh. Täitsa võrdne hispaania keelega hetkel. Ja kõik muud keeled, mis ma jätsin nimetamata. Nii, aitäh. Nii, et meil on selline kuulajaskond, kes teavad, millest me rääkima hakkame. Tuleb välja. Mida me täna teeme? Täna me soovime tutvustada teile siis sellist põnevat Erasmus+ projekti, mille nimeks on Biblia Lingua. Projekt keskendub e-raamatute õppematerjalide loomisele võõrkeele õppes ja projekti rahastab Erasmus+ programm. Täna me räägime natukene selle projekti algusloost, räägime veebiplatvormist endast ja tööriistakastist, mida teil kõigil on võimalik kasutada. Kõik see on kokku pandud 6 partnerriigi õpetajatega. See tähendab seda, et projektis osalevad 6 erinevat riiki ja projekt ise on praeguseks kestnud 2 aastat ja oleme siis loonud nii-öelda selle platvormi, testinud koolides ja täiendanud nii-öelda 2 aasta jooksul, kuid see kõik ei ole veel hetkeks valmis. Projekt ise lõpeb alles detsembris 2024, nii et meil on seda musta materjali veel sinna platvormile korralikuks tegemiseks küll ja küll. Aga alustades algusest siis, et miks me seda kõike teeme? In varietate concordia. Euroopa Liidus, mis põhineb motol ühinenud mitmekesisuses, on keeled meie kultuuri kõige otsesem väljendus. Mitmekeelsuse toetamine on eriti oluline kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisel. Euroopa Liidu jaoks on keeled prioriteet selleks, et tagada konkurentsivõime ja pakkuda oma kodanikele rohkeid võimalusi. Euroopa elukestva õppe võtmepädevuste raamistikus, mis võeti vastu Euroopa Komisjoni poolt 2018, määratletakse ära Euroopa Liidu 8 võtmeoskust, mis on just vajalikud isikliku eneseteostuse edendamiseks, et kõik saaksid aktiivselt osaleda ühiskonnaelus. Ja nendes 8 võtmeoskuses on sees kirjaoskus, mis tähendab nii suulist kui kirjalikku vormi, ja samuti mitmekeelsus. Ja üks Euroopa Liidu keelepoliitika eesmärk ongi, et iga kodanik peaks oskama peale oma emakeele veel 2 keelt. Projekti ideest. Projekt kasvas välja tegelikult ühest teisest Erasmuse toetatud projektist, mis oli mõeldud täiskasvanud lugejale. Ja selle projekti nimi oli Bibliodos. Projekt oli mõeldud siis täiskasvanud lugejale, et aidata nii-öelda ka sellist võib-olla nii-öelda õpiraskustega lugejat Euroopa klassika juurde. Ja selleks loodi siis platvorm Bibliodos, kus lisati 20 Euroopa klassikasse kuuluvat kirjandusteost ja kõik nad siis olid ka sellistel erinevatel nii-öelda tasemetel. Näiteks Jane Austenist kuni Cervanteseni. Tagasiside käigus tuli välja, et see projekt oli väga-väga populaarne, väga-väga edukas ja seal tekkis siis nii-öelda nendel Bibliodose partnerriikidel mõte, et miks mitte teha seda sama, aga siis nooremate õppijatega vanuses 10–15.
ja eesmärgiks siis samuti tutvustada Euroopa klassikat, aga sellises võtmes, et need oleksid interaktiivsed, oleksid e-raamatud ja oleks siis võimalik ka erinevatel tasemetel neid lugeda. Nii, ma ühe väikese diiseri korraks panen sellest nii-öelda Bibliolingua praegusest projekti tutvustajast. Selline näeb välja siis nii-öelda see veebiplatvorm. Bibliolingua sai siis meie jaoks projekt alguse 2022 märtsikuu. Ja eesmärgid sellele projektile, ma nad siin kõik välja loetletud, aga siis lühidalt kokkuvõtvalt luua siis selline digitaalne tööriistakast, mis arendab kooliõpilaste keeleoskusi, pakub kohandatud ja lihtsustatud lugemiselamust, tutvustab Euroopa kirjandusklassikat ja parandada siis nii-öelda õpilaste, kes seda platvormi kasutavad, inimeste keeleoskust ja kaasata ka erinevaid õppijaid. Me räägime siin ka siis nii-öelda nendest spetsiifilistest õpiraskustest, düsfaasia, düsleksia ja nii edasi. Samuti on proovinud seda platvormi kasutada õpilastes ka autismi spektriga õpilased, et see pool on tegelikult siin platvormis kõik kaasatud need inimesed. Ja muidugi õpetajale anda kaasa uuenduslikud õppevahendid ja mis ei ole üldse väheoluline, on see, et kõik see on saadaval platvormil, mis on loodud tasuta kättesaadav. Ja lugemisoskus, võib öelda, on ikkagi keeleõppes on oluline vundament, et selleta me kuidagi ei saa. Nii, jookseme kokku ka, jah? Nii, mida meie siis konkreetselt Raatuse koolis oleme siin selle 2 aasta jooksul teinud? Et meie tegevusi on päris palju. Kui hästi lühidalt öelda, siis on need meie Eesti meeskonna ülesanne kõikide materjalide loomine. Materjalide loomine tähendab siis seda, et me loome 2 e-raamatut 3 erineval keeleoskustasemel, ehk siis A1, A2, B1. Ja praeguseks on nad olemas eesti keeles ja need on Õnnelik prints, Oscar Wilde ja Kevade, Oskar Luts, 2 Oskarit koos. Ja oleme hästi uhked just selle Kevade loomise üle, sest e-raamatuna, audioraamatuna Kevadet ei ole veel keegi teinud. Ja mis kõige olulisem, kui me oleme otsinud illustratsioone raamatutele e-raamatukokku, siis on alati olnud väike probleem nende autorikaitseõigustega, sest samuti pildid peavad olema nii-öelda vabakasutuses, siis Kevadele tegid pildid meie kooli õpilased koos meie kunstiõpetaja Kadri Kosega. Nii et me oleme selle üle väga uhked. Nii, peale e-raamatute loomist 3 erineval keeleoskustasemel koostasime me samuti pedagoogilised õpijuhised õpetajatele ja tunnimaterjalid tunnis kasutamiseks. Iga tase saab juurde siis nii-öelda 2 sellist tunni interaktiivset ülesannet ka. Samuti on meie ülesanne tõlkida 5 partnerite raamatut eesti keelte. See protsess on siin praegust veel pooleli, et eestikeelsel leheküljel seda veel ei leia. Ja kõikide nii-öelda tekstiloome kohta, mis keegi on teinud, on meil üle siis nii-öelda võrgu selline üksteisele eksperthinnangu andmise kohustus.
et me kommenteerime kõiki asju nii-öelda nendes mustandvormides, siis viime sisse parandused ja alles siis lähme siis nii-öelda nende platvormile kinnitamise juurde. Materjale e-raamatukogu oleme testinud ka juba õpilastega. Testimisprotsess toimus 2023 detsember ja 24 jaanuar. Ja meie koolist testis materjale 100 õpilast ja kasutasime kõiki tasemeid A1, A2, B1 ja meiega oli siis peale minu Mailiisi veel 2 inglise keele õpetajat, õpetaja Julia ja õpetaja Asko, kes siis samuti andsid enda tagasiside ja oma nii-öelda sellised soovitused edaspidiseks, missuguseid asju võiks siis teisiti teha. Õpilastele tagasisidest tegevused meeldisid, kuigi öeldi, et see tasemed võib-olla on liiga lihtsad nende jaoks, aga Eesti õpilaste inglise keele oskus ongi natukene kõrgem. Aga õpetaja Julia on meil täitsa olemas siin saalis ja võib-olla sa 2 sõna ütled selle nii-öelda testimise tagasiside kohta. Meie testisime 4. ja 7. klassidega. Nii tuli välja, et mina nimelt planeerisin, et meil on 2 tundi, seepärast et peame planeerima ametiklassi ja siis 1. klassi võib olla natuke keeruline mõned asju teha, aga lastele väga meeldis. Ja mõned asjad olid väga lihtsad, seepärast et mul on tugevad rühmad, siis 7. mul on nõrk, aga ikka hea juba tase ja 4. oli tugev ja nende jaoks võib olla, aga meie proovisime ka neid ülesandeid, senede mängud meile väga meeldisid ja mina mõtlesin, et võib-olla nad ei mängi kui rühmatööd, aga nad mängisid väga hästi, küsisid ja teine tund oli pühendatud sellele, et meie tegime raamatukaane Canva keskkonnas ja see on olnud võib-olla kõige põnevam asi laste jaoks ka. See oli esimene kord, kui me kasutasime Canva keskkonna ja siis, mis mulle väga meeldis ja tundub, et see on väga lihtne tegevus ja sa paned pealkiri, mingid pildid, aga lapsed olid väga loomingulised ja siis nad otsisid info autori kohta. Mõned kirjutasid, mis aastal oli esimene kord see raamat printitud ja panid kirja selle kaane peale autori kohta, otsisid info mingid ja see on väga hea asi laste jaoks, et nad ise otsiks info, ise teeks midagi oma kätega ja siis oli väga tore, kui ma panin välja neid printitud kaaned, siis nad uhkelt leidisid, et see on niimoodi teise laste ise vaatasid, et see on minu, aga teise ja kõik olid erinevaid tegelikult, see on päris loominguline ülesanne ja siis nad mitte ainult tutvusid üks veel kord raamatuga, kui ta on ka meie õpikutes, aga nad proovisid teha midagi ise ja võib-olla midagi rohkem kui meie tunniplaanid, ütleme niimoodi. Aitäh, Julia! Ja Canvat mainides, siis see oli selles mõttes imeline leid, ära unustatud vana õpetajad, meie õpetajad teadsid väga hästi Canvat, aga seda ei olnud kasutatud õpilastega juba päris pikka aega. Õpetajatel olid Canvades olid omad kontod ja see aasta tõi siis nii-öelda selle Canva jällegi siia majja elule, et ka teised ained hakkasid Canvat rohkem ja rohkem kasutama. Et selles mõttes, et igavene hea selline tasuta tööriist keeleõppeks ka. Nii, ja Eesti poolele kuulub veel üks kohustus, õigemini siis on vastutus kõigi tegevuste nii-öelda hindamise eest, mis siin protsessis tehakse ja selle eest vastutab tegelikult küll kõige rohkem Eesti-poolne koordinaator Rene Leiner, kes on meie selline vaimne isa ka igasuguste tähtaegade ja muude memode kohta, kui meil kipuvad asjad nagu ununema. Et tema on siis selline südametunnistusele koputaja, aga ta on ka siis koordinaator ja protsessi hindaja. Nii, ja meie lõplik tulemus peaks olema siis detsember 2024, kus oleme me siis saanud veebiplatvormile üles 17 Euroopa kultuuripärandisse kuuluvat kirjandusteost, muidugi siis hästi-hästi lihtsustatud kujul.
ja sellest 17 raamatust on hetkel platvormil küll olemas kenasti pealkirjad, aga sisuga on korrektselt täidetud neist 8, sest kuu aega tagasi olid siis meil nii-öelda need viimased ploki ülespanemine ja see on veel natukene siis nii-öelda selline must töö seal. Siis tulemuseks kõigile nendele raamatutele on ka tunnikavade lisamine. Kõigi raamatute juurde käivad siis sellised õpetajale inspiratsiooniallikaks, missuguseid tegevusi võiks teha tundides nende raamatutega ja õpijuhised. Õpijuhis on selline, mis on võib-olla rohkem küll algselt õpetajale, kes saab siis sellise taustainformatsiooni sellest raamatust, sellest kirjanikust, sellest ajastust, žanrist, aga siin tuuakse välja ka peamised tegelased, kirjeldatakse neid ja antakse ka selline oluline sõnavara, mis võib-olla on natukene kellele keeletasemele siis keerulisem. Nii, ja platvormil on olemas ka rakendusvihik ja e-raamatute loomise juhend. Rakendusvihik tegelikult võtab siis kokku kõik need tegevused, mis on tehtud 2 aasta jooksul, kirjeldab, analüüsib ja toob ka nii-öelda kõik need tagasisidepunktid välja. Ja e-raamatu loomise juhend on siis loomulikult selleks, et igaüks oleksite valmis ükskõik mis keeles siis nii-öelda seda e-raamatut looma. Et see on siis meie platvormil olemas. Kõik see on sündinud ainult koostöös, tänu koostööle 5 partneriga ja selleks on siis erinevad riigid, kogu projekti veab Belgia haridusinnovatsioonikeskus Logopsi.com, nemad olid ka siis nii-öelda selle eelmise projekti algatajad. Meiega on koos Prantsuse digiagentuur Le Imprimeur, pardon my French, kes tegeleb siis kõigi nende digilahendustega ja praegust on nad siis eriti sellised vajalikud ja kuumad tegelased meil kogu aeg küsida, miks üks või teine asi veel ei tööta. Meiega on Itaalias asuv Kurtide instituut, kes tegeleb siis kuulmispuudega õpilastele ja nendel on hetkel seal nii-öelda õpilaste arv lasteaiast ülikoolini 250, nii et nad on väga teadlikud kõikidest nii-öelda erivajadustest, mis tuleksid jälgida lugemise funktsioonide lisamisel. Meiega koolitus- ja keeleõppekeskus Hispaaniast, Babel idiomas. Nemad koolitavad siis õpetajaid, inglise keele õpetajaid ja need inglise keele õpetajad teevad ka siis selliseid erakursuseid päris koolide juures. Sealhulgas oleme loomulikult meie, kes oleme sellised alati haaravad kaasa uutest ideedest ja sellistest tavakoolidest on juures veel Slovakkia, Saknavna škola, see on alg- ja põhikool ja nende inglise keele õpe algab samuti 1. klassis, nii nagu meil siin Raatuse koolis. Et nende 6-ga me siis tegutseme ja siia on siis kaasatud kõik õpetajad veel, pluss ka nii-öelda need testgrupi õpilased. Nii, ja nüüd ma annaksin oma sõnajärje üle heale kolleegile Maliisile, kes siis räägib juba asjast täpsemalt. Aitäh! Tere ka minu poolt. Mina tutvustan teile põhjalikumalt meie valminud kodulehekülge. Nagu partnerite arvust välja tuli, siis me teeme seda koos 5 riigiga. See tähendab ka seda, et kodulehekülg on tõlgitud 6 erinevasse keelde. Kodulehekülg sisaldab endast e-raamatukogu, juhiseid õpetajale, kuidas seda raamatut sisse juhatada. Meil on raamatu autori kohta infot, raamatu taustainfot, tegelaste kohta infot, et kuidas õpetaja saab teha sellise sissejuhatava tunni. Siis on tunnikavad, milles siis mida saab kasutada siis peale selle e-raamatu lugemist. Me oleme teinud ka blogipostitusi, kõik erinevad riigid oleme kirjutanud lugemisest ja selle tähtsusest. Ja nagu ma mainisin, siis koduleht on meil ka eesti keeles olemas. Võtangi siit lahti meie kodulehekülje ja näitan teile, mis meil siin on. Pärast saate sellega ise ka tegeleda, me oleme teile
selleks aega varunud, aga paremalt poolt ülevalt on siis keelevalik, eks ole, et ma praegu näitan teile, kuidas eesti keeles koduleht toimib. Kui liigute vasakule selle 3 joone juurde, siis avaneb teile kodulehe menüü, kus on siis kõik kirjas, millest ma enne rääkisin, mis siin olemas on. Vajutades e-raamatukogu peale avanevad need raamatud, mille jaoks on kõik tunnikavad ja õpijuhised juba olemas. Ja nagu Aire siin enne mainis, meie tegelesime Õnneliku printsiga, et see on siin eesti keeles ja Dorian Gray portree. Ja näitangi teile Dorian Gray portree näitel, mida te siit siis kasulikku saate. Kõigepealt on ära toodud väike kokkuvõte raamatust autorist. Juba seda saate kasutada, seda on siis ka inglise keeles olemas. Ja siin keskel ongi olemas 3 erinevas keeletasemes tõlgitud e-raamatud. Ja võtan praegu lahti näiteks eesti keele esimene tase. Ja mis te siin sellega siis teha saate? Me oleme arvestanud seda, et esimese taseme õppijad loevad olevikus teksti, et mineviku ajavormi sisse pole toodud. Laused on lühikesed ja lihtsad. Illustratsioonid siin kenasti, mida te siin seadetes teha saate, on see, et saate muuta teksti suurust. Näiteks oma nutitelefonis, et kui see teksti suurus on liiga väike, siis panete endale selle sobivaks. Samamoodi saate teemat muuta, võib-olla teile sobib tumedam taust rohkem või heledam taust ja kirjatüüpi saate ka muuta. Nii, siis on siin kõrval, olemas sõnastik, kuhu on siis ära toodud keerulisemad sõnad tekstidest ja ära selgitatud õpilase ja õppija jaoks kõikides tasemetes siis. Inglise keeles oleme kasutanud Cambridge'i sõnastikku selleks, et neid keerulisemaid sõnu selgitada. Siis on olemas ka tekst trükkimiseks, ehk siis kui on õpilasi, kes ei soovi lugeda nutiseadmest, siis on teil võimalik ka tekst alla laadida ja seda neile paberkandjal pakkuda. Õpetaja jaoks kõige olulisem osa on siin pedagoogiliste materjalide all ehk siis tunnikavad. Kui te selle peale vajutate, siis kõik vajalik info hakkab siit kohe jooksma. Nimelt esimene tase, millised osaoskused on üldse sellel harjutusel kasutusel, millised võiksid olla eelteadmised, kui need on, siis, siia on ära toodud see mõttekaart, ehk siis see on ülesande nimi. 10 minutit umbes võiks see aega võtta. Mis on selle ülesande eesmärgid, miks me seda teeme ja kuidas seda kõike läbi viia. Kõik on kenasti olemas, iga taseme jaoks on kaks harjutust. Nii, selline lugu. Ja õpijuhis siis õpetajale, millest ma enne ka põgusalt rääkisin, et kui te valmistate tundi ette, et kõik tausta informatsioon, mida teil võiks tunnis vaja olla, on siin kenasti olemas, millest see raamat räägib, autorist, saate teha kokkuvõtte, saate tutvustada, siis väike lühi sisukirjeldus žanri kohta, tutvustamaks siis erinevaid žanreid ja tegelased ära toodud kenasti. Ehk siis õpetajate elu oleme sellega päris lihtsaks teinud ja jällegi see keelealane teave, et mis tasemetest me siis räägime. A1, A2 ja B1. Nii, kui enne siin Aire mainis, et meie tegime ka kevadet, see kevade tuleb välja, ma saan teile näidata selles inglisekeelses variandis. Siin on nüüd ka need 8 esimest, mis te nüüd praegu näete, on need raamatud, mille kohta praegu kõike infot veel olemas ei ole, tunnikavasid ja õpijuhiseid, aga
inglise keeles on need siin olemas ja just näitan seda illustratsioonide osa, mida me siis koostöös meie kunstiõpetuse õpetajaga tegime. Ehk siis need illustratsioonid on siis loodud meie majas. Vot nii, ja mida tase edasi, seda rohkem teemasid tuleb sisse, et selle kevade puhul täpselt nii läkski, et kui mõned teemad algtasemest on väljas, siis 3. tasemel on juba palju rohkem teemasi sees. Häälfunktsioon on ka, seda siit alt saate vajutada, praegu on olemas inglisekeelsed variandid. Ma ei tea, kas ma tutvustan seda ühte või? Võib just inglise keelse pealt, eesti keele arvuti, see ei tule vist Eesti keeles ei tule vist välja, jah. Veel. Aga võtame siis näiteks siit level 1 ja näiteks ma loodan, et see toimib nii. There is a young handsome man named Dorian Gray. A painter named Basil Hallward decides to paint his portrait. Niimoodi, et sellisel kujul inglise keeles on ta siin täitsa olemas, et kui õpilasel peaks tekkima soov kuulata, kuidas võiks olla hääldus. Vot sedasi. Ja soovid sa midagi? Vist said kõik ära mainitud. Vist said kõik mainitud. Aha, võib-olla kodulehel see materjali loomise see... Jaa, vabandust. Jaa, ikka. Jaa, mul on veel paar asja rääkida. Nimelt, kui te menüüsse lähete tagasi, siis siit on võimalik teil näha neid blogipostitusi, mis me teinud oleme. Me kõik oleme seda teinud, kõik partnerriigid ja saate lugeda siin erinevatel teemadel lugemine ja vaimne tervis, näiteks e-raamatud versus paberkandjal raamatud ja nii edasi. Ja need on kõik eesti keeles ka olemas praegu juba. Need on kõik eesti keeles ka olemas. Siis tunnikavadest veel nii palju, et inglise keelses variandis on olemas 3 tasemel tunnikavad ka sedasi, et need ei lähtu mitte ühestki raamatust, mis meil siin praegu on, need 17, vaid et kui te loete ise oma õpilastega mingisugust teksti, siis kõik need tunnikavad on ilma igasuguse lisatud autori või tegelaste või millegi muuta, ehk siis te saate need kõik enda tunnis ära kasutada enda loetatava teksti põhjal. Nii. Ja siis see õpijuhis õpetajatele, see e-raamatu loomise juhend, panen selle siit uuesti eesti keelde. E-raamatu loomise juhend, et kuidas siis saate ise oma e-raamatuid luua, mis selleks kõike vaja on, millest lähtuda, kuidas raamatut valida, autoriõigustest rääkides, mida te üldse valida saate, kuidas illustratsioone leida, millisel keeletasemel seda teha ja millist platvormi kasutada, ka see on siin kõik olemas. Ehk siis selles samas Bibliolingua veebiplatvormil saate ka teie luua tulevikus soovi korral endale e-raamatu ja kõik see juhend on siin olemas. Nii. Nii. Kas teeme küsimuste ringi ka vahel? Teeme. Nii palju infot, et... Kas kellelgi on tekkinud mõni küsimus, millele me saaksime vastata? Palun. Kas kevadel tuleb eesti keeles ka? Pigem ei tule. Me selle partnerid hääletame ja meie vist ei valida. Taamid otsustasid, et kevadel me vist ei hääletame. Aga see selguvad lähiajal. Aga pigem tõenäoliselt ei tule. Kevadel me niikuinii eesti keeles tule. Aga partnerid valivad? Teisest raamatut ka. Jah. Siin ei ole võimalus kasutada on ikka, selles mõttes, et kui sa lood ise raamatu venekeelsena, siis on see võimalik. Aga see on tegelikult küllaltki selline pikk protsess, aga ma ikkagi julgustan seda tegema, kui huvi on. Natuke on nokitsemist, aga võimalus on täiesti olemas. Ja siis tulevikus saab siin kusagil olemas, ei ole nagu tehniliselt
see, et see vastab autoriõigustele ja seal ei ole keegi kuritarvitanud midagi, ei ole vägivalda või rassistlikke mingeid sõnumeid seal sees ja nii edasi. Aga see on võimalik. Ja e-raamatu tõlkimiseks on meil olemas ka üks väike video. Hästi lühikene, selline informatiivne, aga et kuidas siis ta toetab visuaaliga siis seda, mis on seal nii-öelda selles e-raamatu suures materjalikogus kodulehel olemas. Et see on toetatud siit. Et kõik on tehtud väga lihtsaks ja hästi hoomatavaks. Seal oli veel üks küsimus, ma nägin. Ja minu küsimus oligi, et kes seda näeb, kui ma hakkan oma e-raamatut looma, et kuidas see nagu sinna tekib või... Ma ütlen, et see ei ole praegu veel otsustatud või teada, kuidas see täpselt tuleb, aga põhimõtteliselt näevad seda kõik, et on ikkagi avaliku rahast tehtud ja sinna platvormi kõik, mis üles saavad, siis saavad. Muidugi see autoriõiguse konstruktsioon, kas kõik teavad, mis on nagu üldine autoriõiguse põhimõte, et 50 aastat peale autori surma on teos vaba. See võib riigiti erineda, näiteks Saint-Exupéry puhul Prantsusmaal on mingid eriseadused tema sugulaste tõttu, et nad saaksid ka veel raha välja tõmmata, et see ei ole Prantsusmaal lubatud, aga Eesti näiteks on lubatud. Seetõttu näiteks ei saanud näiteks väikest printsi kasutada selle platvormi. Ei, meil on ta 50. Aga mingid riigid võivad eriklausliga ka 70 peale panna, minu mõttes see oligi Prantsusmaal. Sest me arvutasime kirjanike eluaja nii-öelda seda viimast daatumit ja praegust aega, et me selles mõttes hästi konkreetsed olema. Seetõttu me tahtsimegi teha nagu kevadel just originaalsest, olid õpilased ja õpetajad, meie kunstiõpetaja, meie õpilased tehtud illustratsioonid ja neid ka väga kiideti partnerite poolt. Osadel, te näete, on tehisintellekt teinud pildid, osad on siis võetud andmebaasidest jällegi kunstnike tööd, mis on nagu sellest autorikaitsest liigselt väga suur. Selle väikse printsiga läks meil nii kiirelt, et me ei jõudnud ise joonistada, siis ma pidin ise otsima mingi kõige esimese trükki, kus siis need olid vabad ja siis tegin sealt pildid ja töötasin neid. See oli oma tegevus. Nii, aga selleks, et meie jutt ei läheks teil ühest kõrvast sisse ja teisest kõrvast välja, oleme me planeerinud teile ka siia väikese iseseisva ülesande. Ärge veel kiirustage, räägin kõik enne ära. Nii et soovime, et te uuriksite Bibliolingua kodulehte, tutvuksite ühe raamatuga ja ma rõhutan, et eesti keeles on olemas Õnnelik prints ja Dorian Gray portreed, kui tahate eesti keeles seda lugeda, seal on siis ka tunnikavad ja õpijuhised olemas. Teised kõik on ka inglise keeles. Ja tutvuge nende erinevate tasemetega, tutvuge tunnikavade õpijuhistega ja mõelge palun 2 küsimusele, et kuidas seda kõike saaks kasutada õppetöös ja millised võivad olla kitsaskohad. Me oleme mõelnud ka nii, et kellel ei ole oma nutiseadet ja ei saa seda seal lugeda, siis meil on raamatukogus sülearvutid. Me oleme need teile lahti teinud, kõik paika pannud. Saame näidata, kuidas nendega seal toimetada. Me oleme ka mõelnud niimoodi, et ei peaks tegema üksi seda, vaid kui teil on siin sõbrannasi, kolleege, tuttavaid, sõpru või siis, kui kõik on võõrad, siis võtta enda kõrvalt olev inimene ja moodustage üks tore töögrupp. Ja kuhu me neid vastuseid soovime? Need vastused tuleksid Padletisse sellisele lehele, et kellel on oma nutitelefon, saab oma QR-koodi lugejaga siia vastuse ära kirjutada, kes läheb siis meie sülearvutite kasutamise peale, siis ka see on seal avatud ja kõik vajalik on olemas. Ja kuidas siis vastust lisada, et siin all paremas nurgas on roheline plussmärk, vajutate siia peale, kirjutate näiteks teemaks, mis raamatut uurisite ja siis vastus midagi fantastilist siia alla siis. Ja selleks kõigeks on teil aega 30 minutit.
aga enne kui te lähete veel informatsioonilist teadannet, et kohvi ja kohvi kõrvast on veel all olemas, see ei ole ära viidud, palun kasutage seda võimalust, saate seda ka selle ajal teha. Ja teine asi on see, kui nüüd keegi, kes on meie majas esimest korda ja tegelikult tahaks maja rohkem näha, siis pärast, kui me oleme lõpetanud, et siis me saaks teha väikse tuuri, siis jääge lihtsalt siia, kes on võitluse, siis vaatame. Ma panin siia ette ka kõik need raamatud, mis on olemas kõikide materjalidega inglise keeles ja eesti keeles ja me ootame teid siia tagasi siis kell 12:10. Et need 10 on siis olemas õpijuhiste ja tunnikavadega ja 7, mis platvormil on, nendel veel kõike seda ei ole. Nii et leidke see 1/10, kui on inglise keele valik. Nii, aga tore, kõik on tagasi, kes on lõunapausid, meie lõunapausid tagasi, on tüüpiline ja normaalne, toodusel inimestel oli ka teisi tegemisi. Nüüd 2 asja, et tõesti need, kes tahavad majaga tutvuda, jääge pärast siia, teeme teiega väikse tuuri. Ka need, kes tahavad, kes tunnevad huvi üldse meie projektimajanduse ja selle vastu, saate ka selle tuuri jooksul minu käest neid asju küsida, mis puudutab seda projekti, saate küsida ka siin hiljem selle diskussiooni käigus. Ja on veel üks asi, kui te nüüd tunnete selles mõttes sellist huvi, et tahaksite näiteks, kui me hakkame testima neid uusi raamatuid, tahaksite oma õpilastega ka seda testida ja anda meile tagasisidet ja olla meie nii-öelda toetavad partnerid ka oma kooliga, et siis oleks hea, kui te võtaks minuga ühendust või ka Aire või Mailisiga pärast võib need meili aadressid siis öelda lõpus. Aitäh! Ootame kindlasti kaastööd tegema, et meil on kohe varsti tulemas nii-öelda see teine testimisfaas ja siis oleks väga hea, kui me saaksime tagasisidet ka väljaspoolt meie maja inimestelt ja õpilastelt. Et ootame koostööd tegema, et miks mitte proovida. Nii, aitäh tagasiside eest. Siin on väga pikalt ja põhjalikult selgitatud ja küsimus on nüüd selles, et see kitsaskohtade teema, et neid kitsaskohti me hetkel ei jõua kõiki läbi vaadata, et te võite ka oma grupi siseselt selle küsimuse kohe praegust uuesti siia nii-öelda genereerida, et prooviksime siis vastata, kui tekkis selliseid küsimusi, mis jääksid praegust õhku rippuma. Et näiteks selle õnneliku printsi kohta, et kus me leiame 3. taseme ülesande tegemiseks pildid, oligi see jutt, et tegemist on nii-öelda universaalse lahendusega, et need pildid tuleks siis nii-öelda iseendal luua või siis AI abil, et siit me sellest rakendusest seda nii-öelda prindi ja abimaterjali ei ole juurde lisanud, sest see läheb juba liiga spetsiifiliseks, see läheb väikese printsi teemale. Nii, oleme nõus, et keelte ja raamatute valik võiks olla rikkalikum. Kindlasti ja siin saate teie ka oma väikese panuse anda, et tuua juurde neid eestikeelseid, inglisekeelseid, hispaaniakeelseid, venekeelseid ja kõik muud keeled ka. Et see on selles mõttes selline alles sündinud lapsuke, et kasvamiseks läheb ikkagi rohkem aega vaja kui 2 aastat. Nii, kuidas kontrollida keeletasemeid? Keeletasemeid me mõtleme nüüd siis A1 ja A2, B1. Mõtlesite seda, kes seda küsis, jah? Kuidas kontrollida, see on see siin üldine. Et kas selles keskkonnas võiks olla ka selline võimalus? See on hea küsimus, aga kui te nüüd internetis ringi surfate, siis leiate tegelikult nii-öelda tasuta selliseid diagnostilisi teste küll ja küll. Lüüa lihtsalt sisse nii-öelda need level test, see free ja sealt tuleb selline loetelu, kus on isegi kaasatud võib-olla 3 nii-öelda oskust, mitte ainult mingi grammatikatesti läbitegemine, et siis me paneme sulle selle A1, A2 taseme punktide järgi, vaid seal on ka kaasatud näiteks lugemistekstid, on kuulamistekstid, et on olemas täitsa vabavarana saadaval põhjalikke diagnostilisi teste internetis. Et selles mõttes võib-olla siin sellel platvormil seda vajadust võib-olla ei. Aga jah,
läbi kumas ka see, et sellel platvormil ikkagi need keelevalikud A1, A2, B1 on ikkagi suhteliselt lihtsa keelega. Et oleme nõus sellega. Et päris Euroopa keeleraamistikule tabelitele see ei ikkagi hetkel ei küündi. See on ka seletus natuke selle kohta see, et me oma teksti ka lihtsustama, sest me peame koostuspartneritega seda tegema ja nende nagu see tugev nõue peavad olema võimalikult lihtsalt. Et nad oleksid tegelikult ka seal kõikidele võimalikele erivajadustega lastele loetavad. Ja pluss see, et nad on iga esimese leveli tekstid peavad olema kõik üks lause ja ühe rea. See on ka selline Euroopa keele nõue. Siis on siin üks hea küsimus, et kas ja kui kauaks jäävad materjalid peale projekti lõppu kättesaadavaks? Kui suur on oht, et üks hetk arhiiv kaob? Ei oska vastata sellele täna. Ma loodan, et see ei kao. Seal on üks kindel põhjus see, et Logopsükom on juba pikalt tegutsenud ja tõenäoliselt veel mitte turult kaduv organisatsioon, kes on teinud tänaseks juba 80 erinevat sellist rahvusvahelist projekti ja see koduleht on nende omaduses ja seetõttu, aga ma täpselt ei tea lepingute järgi, et kui kaua see peab olema, ma eeldan, et see peab vähemalt 5 aastat pärast projekti lõppemist, aga ma eeldan, et ta on nagu kaos. Kõik need eelnevad projekti leheküljed, mida nad on nagu ise vedanud, on tänaseks jätkuvalt üleval. Et samamoodi neist ei näinud seda Pingelbossi, aga mis oli sellele eelnev, et tegelikult ka see võib-olla pakub huvi, et see oli ennekõike täiskasvanud keeleõppijatele tehtud sait, et selle võib pärast lihtsalt. Nii, tehnilise poole pealt vist meil ei ole küll praegust midagi selle murega peale hakata, me oleme ise ka väga teadlikud, et kõnemootor ei kõla loomulikult ja oleks tore tulevikus kuulda, et teksti loeb sisse inimene. Et arvatavasti mõeldisin just seda eestikeelset varianti. Ja sellega me oleme ka tegelenud just Prantsuse partneritega ka viimastel päevadel, aga nad ei ole leidnud veel seda võimalust. Minu hüpotees on see, et ta on, keegi ütleski, ta ongi tegelikult ju inglise keeles, ta ütleb eesti keelt inglise keelena, mis on väga naljakas, aga mitte kasulik keeleõppes. Sest tavaliselt need eestikeelsed ka AI robotid on tegelikult baseerunud suuresti soome keelele. Kui te kuulate eestikeelset tekstist, ta on kerge soome aktsendiga. Et see on tegelikult täiesti okei, aga nad ei ole suutnud seda veel nagu sinna tekitada. Aga see siin me ei saa ise kuidagi välja. See on jah. Aga ma tahan siis öelda, et mina töötan vaemekeelse nimetud õpilasena ja see on väga suur, et selline võimalus on. Nendel on ka sisse pakkunud. Absoluutselt. Selles mõttes on meil väga hea, et meil on see Itaalia partner, kes on tegelikult juba nende pool asutati minu meelest juba 19. sajandil, nad on kurtidega nagu siiamaani nagu tegelenud selline, sest nemad alati hoiavad nagu seda joont, et ta peaks olema just erivajadustega lastele. Ja võõrkeelte suurem valik, sellest ka rääkisime, et ootame kaastööd ja koostööd tegema. E-raamatute arv võiks olla suurem, kahtlemata. Jutuks ei tulnud, et kuidas me omal ajal selle Kevade ja Väikese printsi nii-öelda valisime, me pakkusime partneritele välja 4 raamatut. 4 sees oli ka Loomade farm ja Valdänava poisid. Ja see oli partnerite valik, et jääb Väike prints ja Kevade. Nii. Kas lisaks nendele, mis te siia juba kirja panite, on hetkel veel midagi küsida, millele me saaksime vastata? Kas need mõned tekstid, ma mõtlen eestikeelseid, on veel ka poolikud või? Ma lugesin inglise keeles seda vanaema ja ausalt öeldes ma ei saanud põhimõtteliselt midagi aru, see oli hästi segane, et see sisu nagu oli seal äärmiselt selline eks sellega nagu suvaline midagi, et esimene tase, jah? Ei, ma lugesin 3. tase. Vanaema peaks olema küll eelmise vooru töö, et see peaks olema... Ei ole. Ei ole. Vanaema on tühi sellest. Sorry. Vanaema on tühi ja seda ei olnud ka need. Aga kui siin on olemas.
et see sisu oli nagu ülisegane. Ei, aga oled minu mõttes jah, see on ikkagi eelmise oma, aga seal ongi niimoodi, et kuna iga partner on nagu erinev ja loomulikult meil toimuvad need testimised ja kõik ka meie õpetajad on läbi lugenud selle, esitanud oma parandusettepanekud, siis lõpuks otsustab ikkagi see tegija, kas ta võtab need parandusettepanekud vastu või võtab. Pluss siis lõpuks see Belgia koordinaator nagu vastutab kõigest, et tema läheb lõpuks selle kõik üle. Ja tema võib saata tagasi ja öelda, et siin oleme meie oma ettepanekud kõik teinud, aga kas neid on arvesse võetud? See on nagu eraldi küsimus, et muidugi, et need tekstid võivad olla veidi erineva tasemega, veidi võib seal ka vigu olla ja level 3, et see sisu võiks teine täiesti kas laiali valgu või hägu? Nagu, ma saan aru, et need on nende peatükkide kokkuvõtted. Aga see kokkuvõte sellest peatükist tundus kuidagi nii, nagu tulid mingid suvalised tegelased, tegid mingid suvalist asja ja siis järgmises peatükis jälle Sedasama hästi raskesti jälgitavad see siis. Sedasama tagasisidet saime me tegelikult ka kevade kohta, et mingid asjad, mis meile on hästi loogilised, sellepärast et kevade on meil kõigil nii pähe kulunud. Me saame aru ka siis, kui keegi meile ei selgita. Saime ka meie, et partner ei saanud aru, et kust nüüd tuli. Ajalooline kontekst ja mis mõttes, et kevade, et mis mõttes nad koolis käivad ainult 2 aastat ja mis vanuses. 2 talve ei saanud aru nagu. No, seda selgitustööd tuli kultuurilist ja ajaloolist tausta sinna päris palju juurde rääkida. Et mis mõttes nad 2 talve koolis käivad, mis ei hakka 1. september ja 31. mai ei lõpe, et millest te räägite siin? Kõik 5 küsisid meie käest seda. Või siis midagi juurde vaata kirjutada sinna alguses selgisse. Ega see ongi omaette magic, kui mõelda, et teha nagu, see on veel hullem asi, kui see nelis olevad need Kalevipoja riigikokkuvõtted A4 2 leheküljel, et sa pead ühtepidi mõne raamatu puhul on see lihtsam edasi anda, et minu meelest Dorian Gray portree tuli päris hästi nagu välja ja ma arvan, et ka see Õnnelik prints, kuna Õnnelik prints ise on nagu lühike jutt, et teda on nagu lihtsam ühendada kevade ja need veidi keeruline, aga see ei olegi mõte selles, et inimene peaks saama selle raamatu, vaid tegelikult ta peaks saama nagu mingisuguse esiteks keeleõppe jaoks ja pluss see raamatu, see touch, et ta seda kultuurilist, see mõeldud on ju ennekõike ikkagi kogu Euroopa. Eestis ma ütlen, et meie keele tase, oskuse tase on väga hea, aga kui me vaatame kogu Euroopa, siis uuringud näitavad, et umbes veidi üle 50% inimestest oskab üldse ühte võõrkeelt. 10-st 4 õpilast ainult jõuavad sellele tasemele, keeleõppe tasemele ühes võõrkeeles, esimeses võõrkeeles, pluss siis uusimmigrandid ja kõik selline seltskond. Et see on tegelikult enne kõike just mõeldud nagu nendele, kui me mõtleme kogu Euroopa mõttest, et Eestis me oleme ikkagi üsna heal tasemel kõiges. Et olles läbi käinud 25 Euroopa haridussüsteemi riiki, siis me oleme ikka väga heal tasemel. Aitäh teile. Mul on üks näide selle kohta veel, mida me selgitama pidime kevades, et meie jaoks hästi loogiline ja teada asi, et Toots vaatas nurga poole ja juba õpetaja ütles, et ei, et täna seda ei juhtu. Et partnerid küsisid, et mis mõttes, et mida see siis tähendab, mis see nurgast on. Jah, palun. Lihtsustada esimese tasemeni jumallikud komeediad. Mis ma öelda, teiste raamatute jumallikud komeediad, võib-olla oli see ka meie sellisest entusiasmist, et need olid tõeliselt suurteosed ja kui meil oli võimalus valida ja hääletada, siis me hääletasime muidugi selle võimsuse poolt. Aga hääletasime nende poolt? Pigem ma ei mäleta. Hääletasime küll. Aga me ei olnud sinna protsessi veel sisse astunud, kus meil oli ette antud näiteks see, et ühel slaidil võib olla seal üks lihtlause näiteks või et sõnade arv on selline limiteeritud, et kuidas ma panen suur teost selliseks rohu juurde.
Need olid nagu selles mõttes ette antud töökäsud meile ja sõnade arv samuti oli selline piiraja, mis siis ei lubanud tuua juurde nagu seda tausta ja tegi asja segasemaks. Jah. Ja mul on küsimus, et kas ma sain õigesti, et tegelikult vabadust ei ole, et mida valida, jah? See sõltub need partneritest, jah? Ja me kõik hääletame. Me hääletame, jah. Meil oli need kokku tuleb meil 17, aga vist oli 35 raamatut, mille vahel sai siis hääletada. Ja Eurovisiooni süsteem enda raamatute poolt ei saanud hääletada. Ja mul on siis küsimus, et see töökohti juba kuidas arvate, kas see tegelikult aitab, et kas arendab suulist ja kirjalikku kõnet või ei aita ja siis pärast, kas nad kasutavad oma kõnes või ei kasuta? Või lihtsalt see on tegelikult nagu lugemisosku, arvavad lugemisoskusi rohkem? Enda näites saan ainult rääkida, et meie mõte on ka sellise lugemise nii-öelda populariseerimine, et lapsi rohkem uuesti jälle raamatute juurde tuua, et võib-olla see jumalik komöödia ongi põhikooli õpilase jaoks liiga raske, et me lihtsustame selle ära, et tulevikus võib-olla võtab selle päris teose kätte ja saan küll öelda seda, et need tunnikavad toetavad suulise kõne arengut küll, jah. Ja kuna õpetaja enda teha on see, kui huvitav see tund on, siis õpetaja panusest sõltub see kõik ka. Et kas nad seda teost kuskil hiljem kasutavad või sellest hiljem vahetunnis räägivad, seda ma enam ei tea. Võib-olla on see kaasas, kuna me teame, et eestlased Eesti kodudes on inimene kõige rohkem raamatuid ja seetõttu on ka see on väga seotud meie lugemisega. Eesti lapsed nii-öelda kuni tänase päevani ikkagi loevad keskmisest rohkem kui nende earaamatut ükskõik kus maailmas. Siis, aga probleem on meil muidugi olemas, sest tegelikult see kõik on langevas trendis, aga PISA tulemused tegelikult selles funktsionaalses lugemisoskuses lähevad alla igal pool. Aga võib-olla see on üks, mitte et see projekt muudaks mingit maailma, aga võib-olla see nagu põhimõtteliselt on selline lahendus, et minul oli ka ju lapsepõlves, ma arvan, et sellepärast ma loen, mul oli ka kõik need raamatud nagu riiulis, aga 5-aastasena ei lugenud ju jumalikku komöödiat ega ka mitte teist kesku. Aga ma vaatasin neid pilte sealt ja mul oli see juba oma asi. See oli mul omaks saanud ja kõik see, mis saab meile lapsepõlves omaks, see jääb meile. Ja samamoodi kui nemad nagu õpivad seda keelt ja nad mäletavad seda, see ja siis ongi see sama jutt, et kui see aeg tuleb, siis nad võtavad seda raamatuga kätte. Aga kui neil seda ei ole, siis seda ei ole. Et igal juhul tunnitegevustele võib minna oluliselt rohkem aega kui raamatu lugemisele tunnis. Et sellega võib küll kindlasti arvestada. Aga need tunnitegevused on tõesti olnud, mis meie oleme proovinud, on hästi kaasavad ja hästi vastavad nii-öelda sellele eagrupile, sihtgrupile. Et see on see positiivne pool kindlasti. Yeah. Erivajadusega laste tagasiside, et kuidas nemad näiteks teie koolis on olnud tagasiside tundidele? Meil nüüd konkreetselt minu grupis olid küll kõige kiiremat tempo inimesed. Juliat ei ole siin, sinu grupis olid minul on ka pigem kiired, aga Itaalia õpetajatelt, kellel on siis see sihtgrupp hoopis teistsugune, sealt tuli küll see, et õpilased olid rõõmsad, olid väga positiivsed, see absoluutselt teistsuguse metoodikaga mindi tundi, oli võimalik lugeda, oli võimalik aru saada, pluss tunnitegevused, et nii-öelda need vaegkuuljate tagasiside oli väga-väga hea. Aga nüüd see, mis puudutas seal autismiga õpilasi, et seal oli see, et ikkagi on keeruline ja võib-olla siis sellised koostegevused ja ühistegevused ka ei sobi nagu tunnitegevused just selle spektriga lastele. Aga seda üldiselt positiivselt ikkagi vastu, et mis sa algne mõtledi ka, et nad saavad selles oma
noh, nutitelefonid, see on eraldi, nutiseadmed eraldi teema, seda ei avaks nagu täna, aga ikkagi, et nad saavad selles oma seadmes seda teha omas selles keskkonnas, mis meie jaoks, minu jaoks on nagu surmani võõraks, aga nende jaoks on see keskkond, kus nad saavad seda teha ja see on positiivselt vastu võetud ka õpilaste ja õpetajate. Ja slovakkide tagasisidest tuli nüüd meelde, et õpilased olid hästi rõõmsad, et ohoo, et arvutit toodi tundi, et tahvlid ja et noh, et see on hoopis midagi muud hakkab tulema. Et ikkagi selles mõttes on see positiivne pool. Ju siis seda ei tehta nii tihti. Aga kui meie oma väikese projektiga suudame sellise panuse anda sinna õpilaste lugemisharjumise muutmisele, siis me oleme väga tänulikud, ootame ka teiepoolset sellist koostööd ja kaastööd ja oleme tänaseks siis selle teemaga lõpetanud. Aga aitäh tulemast ja jätkuvad ilusat haridusfestivali. Aitäh ja kes tahab siia jääda, siis jääge siia, teitada head kodutööd ja oli tore teid näha.